Liiklusseade roolivõim on astunud taas Kadakade automaailma uude salongi. Ma ei tea, kui paljud teid mäletavad, kuidas ajakirjanik Vahur Kersna kunagi hüppas üle Eesti-Vene piiri. Täna on meil samasugune võimalus, aga mitte Eesti-Vene piiri peal, vaid kui ma praegu seisan automaailma Kadakade salongis, meetrise sammu teisele poole ja nüüd olen ma uues Opeli salongis. Väga tihti vist Eestis ei juhtu, et on üks suur autofirma ja kõrval on kohe siin see automaailm varusade jaoks, et mulle tundub, et see vist on väga tore ja potentsiaalikas sümbioos. Ja loomulikult hästi palju positiivset tagasisidet on juba täna meie klientide käest olnud. Hästi palju on sümbioosi poe ja siis teeninduse vahel, nii et tagasiside on väga, väga positiivne. Mida see reaalselt tavainimese jaoks tähendab, et kui ta astub ikkagi Opeli salongi sisse, aga siin on ka Salome auto ehk siis automaailma logot väljas ukse peal. Kuidas tema jaoks see asi, see orgaanilisus muutub? Selles mõttes tema jaoks ei muutu absoluutselt mitte midagi. Et ta saab tulla külastada nii teenindust, saab külastada kauplust, samamoodi on oodatud kõikide autode markide kasutajad meie juurde, meie teenindus on avatud kõigi jaoks. See ei tähenda seda, et kui automaailma kõrval on Opeli esindus, siis et ainult Opelid võivad sisse sõita? Absoluutselt ei tähenda see seda, et oleme kõigile avatud. Kõik meie nii-öelda endised kliendid ei tasuks karta seda, et meil on nüüd täna teine märk ukse peal, vaid tulge astuge julgelt ligi, et tänased võimalused on veel paremad kui see, mis oli enne. Opeli autode müügi poole pealt, kas on siin mõni mudel, mis salongist puudu on või mulle tundub, et kõik on olemas? Küll kõige väiksem mudel on puudu tõesti Adam ja tema versioonid on puudu ja tarbesõidukitest kõige suurem buss on puudu. Aga ülejäänud on kõik olemas, nii et kõik saavad tulla, vaadata, katsuda ja tubli müügikonsultant kindlasti annab suurepärast ja professionaalset nõu. Meil on siin kõrval tegelikult kõige uuem Astra ja selle kohta sa ütlesid ka rõõmsalt, et see on ikkagi heas mõttes lipulaeva 1-liitrise mootoriga. See nüüd konkreetne küll on 1,4, aga meil on ka olemas punane 1-liitrine turbomootor, mis on oma CO päästu poolest tõesti üks lipulaevadest ka teiste markide seas, et ikkagi CO pääst alla 100 grammi 100 kilomeetri kohta on väga hea näitaja täna. Ja kütusekulu samamoodi jääb seal varieeruma 4,3-4,4 liitri juures, nii et super tulemus. Kas me võiksime Astras teha ka eraldi lõigu, et on seal nii palju uusi vidinaid ja uusi asju, mida võib-olla tavainimene konkreetselt ei teagi? Ja kindlasti konkreetsel, kui me sellest kõrval olevast autost räägime, siis seal on kindlasti üks väga innovaatiline lisa juures, mis ei jäta külmaks ka tagaistmeel viibijaid. Suurepärane, aga kuidas see nüüd see avatud olek on ja ma vaatan ka autode numbrimärkidel on kirjas nii automaailma Opel kui ka Salome auto, et kes kuhu ja millal tulla võib? Tulla võivad kõik tööpäevadel olema avatud 8-6 ja kaupluse külastajad saavad meid külastada ikka tavapärastel aegadel, äripäevadel hommikul 9, õhtul 7 ja laupäeval 10 kella 4. Nii et ootame kõiki külla.